Mina olen Liina Randpere ja olen siin Padisel elanud 8 aastat. Enne seda elasin pealinnas ja kõik tööd ja tegemised olid ka pealinnas, aga siis otsustasime ikkagi tulla mõneks ajaks, natukeseks ajaks Padisele elama ja ehitasime siis selle tarbis maja. Meie oleme küll selle majaga, selle maja sünergiaga, energiaga ülimalt rahul. Väga mõnus on ja no tõesti tegelikult siin seda 8 aastast maja vaadates nii seest kui väljast peab ütlema, et sa ei saa aru, et see on vana maja, et siin on juba ikka elatud, et eks väiksed lapsed muidugi nagu annavad oma osa sellele, et maja kulub, aga see on selline elu, see on selline elus olemise kulumine, et see on okei, et maja ise on säilinud küll väga-väga hästi. See maja, kus me praegu oleme, see oli tegelikult ehitatud sellise mõttega, et me tuleme siia Padisele. Me elame siin paar aastat oma ühe väikse lapsega ja siis liigume edasi. Ühest lapsest sai 3. See maja oma pindalalt lihtsalt on jäänud meile väikeseks ja mõtlesime päris pikalt, mida teha, kuidas edasi liikuda, kuhu edasi liikuda. Ka Padise asukohana on väga hea kodukoht, just nimelt, kui sul on ka väikesed lapsed. Ja siis oli muidugi küsimus, et millist maja ehitada. Kui päris aus olla, siis see projekt, mille kallal me nüüd pusime, mis on siis meie uus maja, on olnud meil südames juba, ma arvan, et 10 aastat. See sama Finlogi Ajari projekt oli see. Mulle tohutult meeldib see fassaad, mulle meeldivad need suured klaaspinnad, selline avatus. Ja kunagi see maja ei mahtunud sellele krundile, kus me praegu oleme. Ja sellepärast me seda maja ka siia ei teinud. Ning mõte siis ikkagi see sama projekt uuesti ellu kutsuda. See oli tegelikult meil kogu aeg vaikselt niimoodi kuskil südames ootas oma aega. Ja miks valisime Finlogi? See on selline hea küsimus, mida väga paljud meilt küsivad, sellepärast, et öeldakse ju kohe, et Finlog on ju nii kallis. Miks te Finlogi valisite? Kogemuse pärast valisime Finlogi. Me selle sama maja ehitamisega käisime ka teiste firmade juures jutul ja küsisime projekti maksumust. Nad ütlesid meile, et projekt läheb maksma umbes 50 000 eurot. Täpselt samale projektile ütles Finlog, et läheb maksma 100 000 eurot. Esimene emotsioon oli muidugi šokeeriv meile, et mis mõttes nagu nii palju kallim. Ja siis hakkasime vaatama hinnapakkumisi. Firma A oli pannud ainult osad elemendid sinna hinnapakkumisse. Aga siis me avastasime, pakkumises puudub palkide transport objektile. Pakkumises puudub kraana mahatõstmise siis nagu teenus palkidele ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Finlogil olid need kõik olemas. Siis helistasime sinna esimesse firmasse ja küsisime, et öelge meile ausalt, et palju see umbes kokku läheb, et me oskaksime arvestada oma eelarvet nagu kuidagi planeerida. Siis tuli vastus, et läheb umbes, korrutage 2. Nii et täpselt sama hind, aga nad proovisid seda peita meie eest ja tegelikult see tekitas sellise negatiivse emotsiooni, et me lõime selle ukse kohe kinni ja siis avasime ukse Finlogile, kes oli äärmiselt läbipaistev oma tegutsemises, hästi vastutulelik ja meil kordagi ei tekkinud sellist tunnet, et meid kuidagi tahetakse nagu nahk üle kõrvade tõmmata või et kuidagi ninapidi vedada. Et see suhtlus ja see koostöö, ma pean ausalt ütlema, et oli ideaali lähedane. Et meie oleme sellega olnud alati hästi rahul ja kõikidele teistele ka kiitnud. Teise maja puhul me tegelikult algul olime 2 vahel, kas me teeme kivist või me teeme puidust maja. Aga kuna meil ei ole mitte ühtegi nagu negatiivset näidet puidust maja kohta elamisel. Vastupidi tegelikult, vanast ajast on ju teada, et inimesed ikkagi kiidavad seda puumaja sellist energiat, hingavust, puumaja sellist nagu mõnusat kuidagi sellist sisekliimat. Siis tuli see lõppotsus ikkagi sellele puumajale ja nagu öeldakse, et kui mingi asi nagu hästi toimib, siis ära hakka torkima. Tegelikult me läheme samasuguse plaaniga peale, aga sel korral me läheme teadlikult. Eelmine kord me läksime ikkagi nagu katse-eksitud meetodil sellele koostööle. Nüüd seekord meil on juba selge visioon. Me teame, mida oodata ja tulenevalt sellest ma arvan ka kindlasti, et on see koostöö veel parem, sujuvam.
hästi paljud inimesed ütlevad, et issand jumal, te hakkate maja ehitama, nii õudne, nii kohutav töö, nii suur töö, nii palju stressi, kindlasti lähete tülli elukaaslasega. No ma ei ole nõus. Mulle meeldib see põnevus, see tunne, selline ootus, ärevus, et sul nagu on mida oodata ja kuna ma olen hästi selline inimene, kellele meeldib luua, kellele meeldib visualiseerida, kellele meeldib ka ise 2 käega protsessis sees olla, siis minu jaoks on see äärmiselt põnev ja selline, no tõesti selline nagu jõulud on kohe saabumas nii otseses kui kaudses mõttes.